Veebilehe päisesse saame lisada ka metainfot, mis on info meie dokumendi näiteks autori märksõnade lehekirjelduse kohta. Kasutajale seda infot otseselt ei kuvata. Esimene asi, mis me võiksime kirja panna metaelementi kasutades, on tekstikodeering. Ehk erinevates keeltes kasutatakse erinevaid tähemärke. Eesti keeles on sellised erispärased tähed nagu õ ja ö, mida paljudes teistes keeltes ei ole, ja seetõttu peaksime määrama tekstikodeeringu, kus need tähed on olemas. Ja üks selline tekstikodeering, mida kõige laialdasemalt kasutatakse, on UTF-8. Seega kirjutame siia meta märgendi, meta tühik charset ehk tekstikodeeringu liik ja UTF-8 ja märgend kinni. Salvestame ja tegelikult siin meie jaoks mitte midagi ei muutu, aga nüüd me teame, et kindlasti kõigile veebilehe külastajatele on need ka eestikeelsed tähed kuvatud. Me võime veebilehe päisesse lisada ka veebilehe kirjelduse. Seda kasutavad otsingumootorid ja see muudab meie veebilehe kergemini leitavaks. Kirjelduse lisamiseks kasutame jällegi meta ja name võrdub, nii A-täht jäi puudu, meta name võrdub description ehk kirjeldus. Ja selle sisu ehk content võrdub, ja siin ma kirjeldan oma veebilehte. Roosa taustaga veebileht, mitte millestki. Ja sulgen selle metaelemendi. Salvestan ja tegelikult siin jällegi nähtavalt mitte midagi ei muutunud. Veebilehe kohta saame lisada ka märksõnu, mis võivad mingil määral parandada meie veebilehe leitavust erinevate otsingumootoritega. Kui palju nad täpselt aitavad, seda ei oska kahjuks öelda. Ja lisame siia meta name võrdub jutumärgid, keywords ja content võrdub jutumärgid ja mõned võtmesõnad meie veebilehe kohta. Roosa, banaan, õping. Ja salvestan. Me võime määrata ära ka, kes on selle veebilehe autor, jällegi meta name võrdub author ja content võrdub jutumärgid Mikk Oad ja salvestan. Me saame panna ka veebilehe ennast automaatselt teatud aja tagant värskendama, refreshi tegema. Selle jaoks saame lisada metatagi http equiv võrdub refresh ja lisan selle siia viimasena meta http equiv võrdub jutumärgid refresh ja content sisuks on mitme sekundi tagant meie veebileht ennast värskendab. Panen siia näiteks 5. Panen näitena 1 ja salvestan, uuendan ja nüüd ma näen, kuidas meie veebileht hakkab ennast iga 1 sekundi tagant automaatselt värskendama. Panen seda värskendusaja natukene pikemaks 100 peale. Salvestan ja uuendan. Üks metainfo, mis me peaksime kõikidele oma veebilehtedele lisama, on vaateava ehk viewboard, mis annab meie brauserile juhised, kuidas veebilehe mõõtusid hallata erinevate suurustega ekraanide peal. Lisatav viewboardi element näeb välja selline. Kopeerin ta praegu siia veebiõpikust otse ja me näeme meta name võrdub viewboard, content width võrdub device width, initial scale võrdub 1.0. Et päris palju keerulist teksti ja atribuudi content väärtus määrab siin vaateava omadused. Ehk width võrdub device width käsib lehe suuruse seada vastavuse kasutatava seadme ekraaniga. Ja initial scale võrdub 1.0 määrab lehe laadimisel kasutatava esialgse suurendusastme. Ja me saame oma veebilehele lisada päisesse ka tegelikult JavaScripti koodi, kasutades elementi script. Script, algusmärgend ja lõpumärgend ja siia script märgendite vahele kirjutame JavaScripti koodi. Näiteks selline esimene koodijupp alert ehk siis niisugune teavitus
ja jutumärkide sisse, mida me tahame teavitada, ütleme tere maailm, hüüumärk ja lõppu semikoolon. Salvestan, uuendan lehte ja meile nüüd veebileht annab siia tulles teavituse tere maailm. Okei.